kogumispäevik. Tere armsad kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna on mul külas tele- ja raadioajakirjanik, mees, kes on võtnud oma südameasjaks meeste tervise ehk Kaidar Kahar. Tervist, tere head kuulajad. Jaa, nii tore on sind siin näha ja paljud inimesed teavad sind hoopis sinu vuntside pärast ja prillide ja saate võib-olla Mehed hakkame elama järgi. Ja see on olnud väga tore saade ja peab tunnistama, et tõesti need eelpool mainitud aksessuaarid on võib-olla veidi tõesti kaubamärgiks muutunud, et jah, nii on, ega ma ei kujutaks oma elu ilma prillideta päriselt ette ja noh, nii on. Ma arvan, et inimesed tunne ära. Ja, seda pole vaja. Ja täna räägimegi siis sinu teekonnast, rahaasjadest, ettevõtlusest ja räägime ka meeste finantstervisest. Räägime, see kõlab kõik väga loogiliselt ja need tundub nagu esmapilgul, et need on võib-olla erinevad asjad, et kuidas tervis ja raha saavad olla töö äri ühes võrrandis, aga tegelikult ma arvan, et nad on tugevalt kõik ühes võrrandis koos. Ja me tihti ka kuidagi toon sellise paralleele, on see vaimne tervis, füüsiline ja finantstervis, et jällegi nad moodustavad kokku sellise ühe terviku. Ja ma tean, et sa oled päris paljude meestega teinud ka intervjuusid, podcaste, saates loomulikult ja ka käinud, ma ei tea, kodudes külas on ju. Et kuidas sa näed, kuidas Eesti meeste tervisega ja finantstervisega lood on? Võtame lahti kõigepealt selle esimese poole, et üks selline statistika on see, et mehed surevad ära keskeltläbi 10 aastat varem kui naised. Üks asi. Teine asi on see, et kui me võtame näiteks, millega ma hetkel tegelen, on saade tippvormis ettevalmistamine, kus me siis tegelikult teeme tööd reservväelaste ja kutsealuste, meeste ja naistega ka natuke on seal ka naisi, et tegelikult need normid on väga erinevad, aga nad ei ole midagi ülemäära hullu, et ja sealt tuleb välja, et sellest testist 10 katsetajast 7 kukub läbi, nii et mehed surevad maha ja ei jõua teha neid norme. Mis puudutab finantstervist, siis rahaasjadest me üldiselt ei räägi, eks ju, aga vahel mul on mingisugune oma väike sõpruskond, kellega me oleme natukene kombanud ka seda teemat ja mulle tundub, et meeste puhul on selle finantstervisega nagu see lugu, et kui sa oled suutnud endale nagu orava neid pähkleid sinna kuskile koopasse või urgu või peidikusse nagu koguda, et siis mingi see tervis läheb paremaks. Et ühesõnaga mulle tundub, et need mehed, ma usun tegelikult, et ka naised, et kellel on õnnestunud endale mingi väike puhver tekitada, et nende finantstervis või niisugune taju on nagu kuidagi tervem või et nad on nagu vabamad. Et nad saavad aru, et kui midagi juhtub, et siis on mingisugune nagu backup olemas, et see ei pea nagu päris hulluks minema, et olen ühe sõbraga just arutasime mitte palju aega tagasi, et kus see tuleb, ja siis me jõudsime sinnani, et on mingi kriitiline summa konto jäägil, mis peaks nagu olema, et me oleme mõlemad väikeettevõtjad ja tõesti pisikesed ettevõtjad. Et siis et sa tead, et sul on seal kuskil mingisugune väike kriitiline see, et kui see kogu läheb väiksemaks sellest kriitilisest numbrist, et siis tekib mõõdukas stress, et siis sa pead aru saama, et sa pead ikkagi rohkem pingutama ja uusi kliente hankima ja uusi, ma ei tea, töid ette võtma, et umbes midagi sellist. Aga jõudsime ka sinnani, et tegelikult see number on, ma arvan, väga erinev, et see siuke kriitiline, siuke turvaline säästu, ma ei tea, räägime mingi rahasummast, eks ju. Et see võib olla väga erinev. Meelerahufond. Täpselt väga hästi öeldud, et see võib olla, ma arvan, mõnel inimesel on see võib-olla 3000 eurot, teisel on see 3 miljonit ja ta ikka mõtleb, et pagan, ma ei tea, mis homme saab. Et jah, niuke on siis minu selline põgus sissevaade nii finantstervisesse kui ka siis tervisesse, ütleme, traditsioonilisemas mõttes.
kui ma nüüd vaatan viimast finantstervise uuringut, et seal me ka saame vaadata naisi ja mehi eraldi. Aga ütle, mis see finantstervis nagu teie vaates, mis see definitsiooni mõttes on? Et finantstervise indeks näiteks, mida me mõõdame ka, et üks osa on siis need teadmised, finantsilised teadmised ja teine on siis finantsvõimekus, mille all me mõõdamegi seda, et sul oleks eelarve tasakaalus, et tulud ikkagi ületaks kulusid, siis et sul oleks see sama väike säästupuhver, võiks vähemalt 3 kuud olla, aga ja kui kuu ongi on ju, et mingigi raha oleks, siis samamoodi, et selline turvavõrgustik, aga pigem selles kontekstis, et sul on näiteks kindlustused ootamatusteks, sul on lepingud korras, testament näiteks tehtud ja siis, et sul on hallatav laenukoormus ning arved oleks õigel-aegselt makstud ja siis ka selline pikem tuleviku nägemus, et sul on mingid säästud, kas sa siis praegu fondi korjad või läbi kinnisvara teed mingeid paigutusi, et sul oleks pensionieas, sa saaksid jätkata sarnast elustiili, et sa ei tunneks kuidagi väga palju muret oma sellise tuleviku pärast, et sa oled selle eest ikkagi juba täna hoolitsenud. Ja võt need on need näitajad, mida me siis finantstervise all silmas peame. Ja kui ma nüüd võrdlen eelmist aastat ja seda aastat, siis vahe naiste ja meeste finantstervise vahel on vähenenud. Küll aga peab kurvastusega ütlema, et võib-olla natuke selle arvelt ka, et meestel on läinud see natuke kehvemaks, naistel natukene paremaks ja miks ta võib-olla on halvemaks läinud, on ikkagi see, et kõik need on tõusnud, hinnad on tõusnud, teenused on ka kallimaks läinud, palgud võib-olla ei ole nii palju, kellel kuidas on tulnud, on küll tõstetud, aga võib-olla mitte nii palju ja on pidanud hakkama inimesed võtma oma säästudest siis osa näpistama, mis tähendab, et nad ei ole nii turvalises seisus iseendaga ja oma finantsidega. Kui ütleme traditsioonilise tervise mõttes, siis naised on 10 aastat lihtsalt elavad kauem, kas siis finantstervise mõttes on meeste seis parem või? Ja teadmised on olnud paremad ja seis on natukene ka. Küll aga on see suht ühtlustunud viimaste aastatega. Ja eks siin on aastatega ikkagi muutusi toimunud, et kui varem tõesti võib-olla oli rohkem see meeste õlul, siis täna ma näen aina rohkem, et naised võtavad seda vastutust ja üks teema ka, mida ma mõtlesin sinuga just põrgatada, et hoolimata sellest, et see kuidagi finantside mõttes on kodune kulutused aina rohkem jagatud oma vahel ja ei ole ka võib-olla enam erand see, et võib-olla hoopis naine hoolitseb selle eest ja mees toimetab kodus. Aga see mõtteviis ei ole muutunud, et see mehel on ikka see tunne, et ma pean vastutama selle kõige eest ja kodu eest ja selle raha poole eest või kuidas sina seda näed? Tead, ma arvan, et see on täpselt nii, nagu sa ütled, et me olen näinud ju või et kui sa ise vaatad oma tuttavaid, siis kindlasti on mingisuguseid hetki, kus ongi kogu see raha teenimine, toimetamine, ütleme raha teenimine on hea asi, ongi naise õlul, mees võtab, vastutuse koduasjade eest, hoolitseb laste eest. Minu arust suurepärane näide oli Kersti Kaljulaid, eks ju, et ilmselgelt oli näha, et mees tegeles rohkem selle koduse korraldamisega, et ma lihtsalt kohtusin temaga muusikakooli juures. Meil oli vedasime lapsi sinna, et ilmselgelt on arusaadav, et roll on selline. Et me oleme seda kõike näinud, aga kui tõesti nagu üldistada, siis pigem ma arvan, et see ikkagi on see aastasadade jooksul nagu tekkinud selline ühiskondlik surve nendele meestele või ootus samamoodi, et oodatakse, et mees on see, kes nagu katab selle laua või toob selle piisani sealt metsast koju on ju seljas ja naine siis hoiab lõket üleval ja viskab selle siis potti on ju. Ja ma arvan, et see tekitab nagu väga palju stressi meestes, et nad tajuvad, et see ootus on nagu ikkagi suur, et okei, me räägime küll, et pole vaja ja jagame kulutusi ja jagame vastutust, aga tegelikkuses ikkagi see kuskil selja ajus istub sees, et tegelikult mu isa ja vanaisa olid need, kes ikkagi vedasid nagu
selle saagi koju, on ju. Et miks siis mina peaksin nüüd kuidagi teistmoodi toimetama, et tegelikult ega need asjad muutuvad nagu aeglaselt. Ja just oli see, kas see olnud Praxiselt tuli see, et milliseid mehi me ühiskonnas vajame, mingi uuring, et seal oli samamoodi, et need stereotüübid on ikkagi tegelikult nagu tugevalt juurdunud, et nad lähevad kooli välja või näiteks seal oli näide ajakirjanduses, et kui me vaatame neid karaktereid, keda me ajakirjanduses, tahad ajalehe lahti vaatad, mis mehed seal on, et siis seal ikkagi on nagu mingisugused tippjuhid ja mingisugused siuksed, ma ei tea, Everesti vallutajad ja olümpiavõitjad ja sellised nagu siuksed tüübid, eks ju. Et tegelikult on see, meie võimalus on ju ka rääkida neid lugusid, kus me otsime teistsuguseid neid karakterid ja eks see kõik külvab jälle seda ootust ka, on ju. Et kas ma tahan olla selline macho, kes läheb džunglisse ühes käes machete ja teises käes teine machete, on ju, ja sa vead selle grupi sealt läbi, raiud need liaanid ära, on ju. Või siis on see, et okei, minge möllake teie metsas, ma teen teile siia mõnusa elamise, kui te tagasi tulete, on ju, et see on üks see sama lugu, on ju, tegelikult üks see sama punt seikleb, aga et kuhu me fookuse paneme, et jumalast nagu okei on, igasugune roll on tegelikult vajalik. Ja isegi oleme vaadanud, et lapsi ju kasvatatakse ka erinevad, kui on poiss või tüdruk, et juba need mänguasjad ja juba need rollid, et ai, sa oled ju tüdruk, vaata, sa teen nüüd seda, sa oled poiss, oi, võta see auto kohe, on ju. Ja ka taskurahaga on niimoodi, et mingi hetk vahel antakse poistele rohkem, kui nad suuremad on, näiteks lähebki pruudiga välja, siis ma annan sulle natuke rohkem, et sa tee, ma ei tea, see lõuna välja näiteks pruudile, või siis ongi, et kulud nagu suuremad, et tuleb sellised erinevused sisse ja seda me täpselt nii sa ütled. Me ise kultiveerime seda, et me seda kultiveerime, mis nagu hetkeseis on, et see on jah, kahjuks nii. Kui rääkida veel sellest stressist, et olen ka ise selliseid vestlusi pidanud mingi hetk, et kuidagi tunned, et üks tunneb, et mina nagu katan neid kulusid ja teine tunneb, et mina nagu katan rohkem ja siis nagu paned kirja, et ma arvan, et see on väga hea üleskutse ka, et pange siis kirja, et kuidas siis päriselt on, sest vahel on see, et me ei näe, mis kulusid teine katab või mis lastega näiteks, et on kombekas 200 eurot on, et me tihti ei tea võib-olla, et millest teine muretseb ja siis me mõlemal tekib see tunne, et meil on see vastutus ja pinge ja kuidagi ei jätku seda raha. Et kuidas ma ei tea sellega näiteks toime tulla? Oled sa ise ka seda kogenud? Ma olen seda kogenud, ma olen olnud sellises olukorras ka, kus koha peal ma saingi tegelikult, kus ma olingi see, kes ei toonud nagu otseselt, ma ei teagi, meil on tegelikult nagu segane see olukord selles koduses majapidamises, aga ma olen ilmselgelt olnud mingisuguses perioodis, kus minu sissetulekud olid nagu praktiliselt olematud või siis väga väikesed. Ja see ei olnud nagu päris mingi üks nädal, vaid see oli mingisugune ikkagi veidi pikem periood ja see on tegelikult nagu, kui ma hakkasin oma lugu rääkima, aga see, mis sul ikkagi nagu peas toimub, et see sama kuskilt, kuigi see on kokkulepe, et me olemegi, lapsed olid väikesed ja mul oli võimalik olla nagu töölt nagu võtta endale see aeg, et ma kasvatasin oma, ma ei tea, käisin ujumas ja käisin beebikoolis ja judos ja igal pool, et ma olingi see kodune tugiisa, on ju. Aga minu teenistused sellel ajal olid üsna nagu niisugused tagasihoidlikud, et mitte, et nad praegu suured oleks, aga siis oli kuidagi eriti ja see oli kokkulepe, aga mingil hetkel sa saad aru, et kas ma olen siis mingi alaväärne mees või ma olen see mingisugune, et kes ma siis olen või et mis see siis minu, kui sõbrad saavad pubis kokku ja räägivad, et ma täna, ma ei tea, tegin selle diili või siis, et ehitasime selle asja valmis, et mis sa tegid, ma ei tea, käisin ujumas ja siis pärast käisin poes ja siis jalutasin, tegin pika tiirupankriga ja et mitte, et see nagu, et kui sa paned kaalule, siis need on nagu täiesti ühe kaaluga asjad, aga nagu su teadvuses on see, et see tundub nagu kuidagi softim. Jah, või nagu kuidagi ei ole nii... Sa ei ole nagu nii mehelik või nagu nii vajalik, et tegelikult et
sa ei saa mõõta nagu seda asja. Mul üks kolleeg, ma tegin siis puutepunkti, et mul oligi võimalik, meil oli tööres ka kokkulepe, et kui lapsed sünnivad, et siis ma tegin enne laste sündi mitut tööd ja me leppisime kokku, et kui mul lapsed sünnivad, et siis ma võtsin nagu ühe palga sisuliselt alguses, et tegin mitut töökohta, 2 projekti, et kui mul see lapsed sünnivad, et siis ma ei tee nii palju tööd, et lihtsalt venitage mul see honorar, lihtsalt lahjendage siis nagu 2 aasta peale ära, on ju. Ja tööandja ütles mulle, et sa jõuad tööd teha küll siis, kui lapsed suured on. Ja tegelikult ma nüüd saan sellest aru, kus laste nagu ootused minule on väga madalad. Mul on teismelised, eks ju, hakkavad täis kasvama juba. 2 poega, eks? Et siis tegelikult praegu ongi see aeg, kus koha peal ma võingi tegelikult tööd teha rohkem ja mulle väga meeldib see. Et selles suhtes see oli huvitav aeg, et ma olen olnud jah, selles teises faasis nagu ka või selles teises kokkuleppes, aga samas me päriselt peres ei ole nagu Excelisse pannud seda. Mul läheb näiteks mul hakkab halb, kui ma näen Excelit, et ma olen niisugune võib-olla mul on siis mitte finantstervis ei ole, mul on võib-olla mingi finantserivajadus. Foobia, finantsfoobia on sul Excelite osas. Seda ka ei ole, aga võib-olla ma ei tea, mul on Excelitega mingisugune mure, aga mul on selline tunnetus, ma arvan, mul on hea tunnetus, et mul on mingi taju, et me ikkagi nagu jagame neid vastutusi nagu võrdselt, aga jah, ma Excelisse ei ole pannud, võib-olla peaks keegi väljapoolt tulema. See ongi tihti inimesed ütlevad, ei, ma ei tee Excelit ega midagi ja siis hakkad küsima ja need kokkulepped on ja seda me planeerime ja see on aasta mõttes planeeritud, et tegelikult me teeme neid väikseid sammu, aga eelarve peale mõeldes mõtleme kuidagi Exceli peale, et samas täna on ju äpid kõik olemas, sa vaatad äpist täpselt palju need kulud enam-vähem on ja eks on see tunnetuse küsimus ka, et tihti on minu käest ka küsitud, et kas siis mees ja naine peaksid võrdselt panustama või kas see peaks olema protsent sissetulekust, et kui ühel on hästi suur ja teisel on nagu väike või ongi täpselt see, et üks on võib-olla kodus, panustab seal rohkem, et kas siis teine peaks nagu rahaliselt rohkem panustama. No ega siin ei ole ju õiget ja valet vastust, et see sõltub inimestest, jällegi, et kuidas naisega või mehega siis kokku lepid selle asja ja oluline on see, et mõlemad tunneksid, et kuidagi on nagu võrdne või kellelegi ei tehta liiga. Ja, ilmselgelt on see sama, et ikka, ma arvan, et kas see on siis protsent sissetulekust või ütleme, et kui sinu sissetulek on, ma ei tea, 1600 eurot saad näiteks kätte või saad 1100 või ma ei tea, mis need miinimum, saad nagu peaaegu miinimumi kätte, siis sinu taju 50 euro osas on nagu üks, on ju, kui inimesel, kes saab näiteks, ma ei tea, 10 000 eurot kätte, on ju, et siis ma ütlen see, et kuidas sa tunnetad seda, mida näiteks kõrvale panna või siis, et see on, ma arvan, et see peaks sedapidi olema, et sa ei saa, et mina panin, ma ei tea, iga kuu 50 eurot ja mina panin, ma ei tea, 3500 sain kõrvale panna, et need on nüüd nagu, et miks sa nii palju vähem panid, aga see on see vastutus, mida sa võtad, on ju. Et see pereasjade, et kuidas hinnastada nagu kodus olemist näiteks, kui on kokkulepe, et naine on lastega kodus, et see on tegelikult ülikeeruline teema, kui näiteks suhted lähevad tuksi, et kuidas siis sellest olukorrast nagu osapooled nagu väljuda saavad, kui sa ühel hetkel avastad, et su elamine on su mehe nimel ja see koostöö enam ei toimu teil. Et see on, et tegelikult see on väga tõsine nagu teema, et ma olen seda natukene, seda ikka jookseb ju sisse, et sa kuuled või näed oma lähedaste ja kaugemate sõprade osas, et kuidas sellises olukorras nagu ennast kaitsta. Et ma arvan, et see on midagi, mida tuleb mõelda kogu selle asja juures. Jah, kohe alguses ja see rahateema tekitab kirgi hästi palju ja need samad kokkulepped või see, et seal on natuke selline lõks ka, et kõigepealt oled lapsega kodus, on ju, siis karjääris, sa ei liigu niimoodi kiirelt edasi, siis sul on tulevikus on pension natukene väiksem, samamoodi sa ei saa 3. sambasse nii palju sellel hetkel panustada ja nagu sa ütlesid, elavad naised veel 10 aastat kauem ka ja kui näiteks peaks juhtuma mõne vanemaga midagi, et keegi peab jääma hooldama, siis jääb jälle tavaliselt naine, on ju. Et seal on kuidagi juba sisse kirjutatud selline
ma ei tea, kas siis ebavõrdsus või, et noh, et see on teema, millega, mida peaks kindlasti nagu rääkima. Aga vaata, see on see sama lugu, ütleme, kui meeste, ütleme see kuidagi siukene mingi seljaajus või kuskil kantud see vastutus, et ma pean, ma ei tea, olema see lauale leivatooja, siis naistel on kuidagi see, et kas mina siis pean olema see hooldaja, on ju. Kas siis laste eest hoolitseja või siis eakamate sugulaste eest hoolitsema, et meil mõlemal sool on mingisugused taagad ju või mingisugune siuke elatud elu mingisugune lugu küljes, et aga kuidas me, me peame arveid maksma, on ju, me peame kuidagi süüa ostma, et me kuidagi peame neid kokkuleppeid tegema. Teine ots on see, et kui sa hakkad kurameerima, leiad endale partneri, kõik sähvib täis möll, sa ei hakka ju rääkima mingisugusest abielu vara leppest või mingisugusest asjast. See on nagu nii ebaseksikas, kui üldse saab olla, on ju. Nojah, ja sel hetkel sa ju elad surmani koos, eks ju, ja kõik asjad lahenevad ja kõik elu kulgema. Et see kõik on nagu väga suur väljakutse ja ütleme, see tundub võib-olla, et kuidas see kõik rahaga seotud on, aga tegelikult see on see juure tasand või see on see, et kuidas me nagu tajume seda, et tegelikult on ju okei ikkagi lüüa lahti see, et kes kui palju umbes maksab või kes kui palju saab maksta ja et mõlemal oleks see nagu okei ja see võib ka muutuda. See on seesama, kui meie näiteks sa vaatad oma mina mõtlesin, et see on lihtsalt tavaline asi, aga sinuga eelmine kord kohtudes, et see ongi see finantshügieen, et ma vaatan mingil hetkel oma need lepingud üle, et ma maksan ikka oma side eest nagu telefoni eest liiga palju, et ma võtan konkureerivaid pakkumisi, et see on sama nagu, et kui meil on üks kokkulepe, et kuidas me jaotame oma neid arveid, et siis mingil hetkel on vaja teha audit, on ju, et nüüd on vist siuke seis, et ma võin mingeid asju võtta enda kanda või et mul on praegu nagu keeruline, ma praegu ei saa teha, on ju. Võib-olla ma pean andma midagi nagu peame vahetama, et see ei ole siuke 50-50 asi. Ja see on nagu selline vundament ja kindlasti annab see ka sellist turvatunnet ja üks asi on see numbrid on, aga teine on see tunne, mis sa seal juures nagu tunned, et sellest on ka, ma arvan, oluline rääkida. Aga see on võib-olla see ebaõigluse tunne või see, et õigluse tunne, et mul on kui ma nagu enda pere peale räägin, siis mul on tunne, ma arvan, ma lähen koju, siis ma küsin, kuidas mu abikaasa tunne on. Et mul on tunne, et meil on nagu okei. Et meil ei ole, et meil on see kuidagi nagu õiglaselt nagu jaotunud. Aga ma arvan, aga ei tea, eks ma pean seda küsima üle, jah. Ja me arvame, või vahel ongi see, et ma ei tea, ühel on suurem sissetulek, on hobid, reisid, asjad on ja teine tunneb, et mul ei ole, ma ei saa, kuidas ma nüüd ütlen, kuule, ma tahaks ka seda elu elada, on. Et seal neid teemasid on ja tihti me põgusalt rääkisime ka sellest, et kui mees tunneb, et ma pean pere eest vastutama või ongi näiteks naine lapsega kodus, on ju, et ma pean veel rohkem pingutama ja sa panustad tohutult nagu töösse, oled seal ööd ja päevad, on ju, ja sa tuled koju ja naine ei ole rahul. Kuigi sina andsid endast maksimumi, aga naine ei ole sellepärast rahul, et sa ei ole temaga olnud, sa ei ole pere jaoks olemas olnud, et selline dilemma jälle. See on see, et ma olen kuulnud sellist ütlust, et ma olen, võib-olla see räägib mitte rahast, on ju, võib-olla sellest pühendumisest, et ma olen sulle kõike endast andnud ja ikka sa jätad mu maha, on ju. Aga muidugi, mis sul talle üldse anda, kui sa kõik oled ju ära andnud, et mis sul siis sinu sees on, mis see sinu väärtus on, et see on ka see, et ühel hetkel panna kaalule, et kas meil on vaja seda suuremat maja, seda uhkemat autot või 2 autot või neid reise kuskil X kohas on, et ma sellepärast pingutan, on ju. Kui sa saad infarkti või insuldi, siis ei ole sust mitte mingisugust kasu, on ju. Või kui sa jõuad koju ja ainuke asi, millega sa jõuad oma meelt lahutada, on six-pack õlut, on ju, täpselt. Et siis see ei ole nagu see, on ju. Yeah. Et ma olen, see on ka niisugune huvitav asi, et kui sa saad, praegu on väga raske aeg, et kui me vaatame, mis kütus maksab, on ju, praegu säästud põlevad, see on ilmselge. Aga see on ka võib-olla see koht, kus vaadata otsa sellele, et aga äkki ma saan oma kulusid alla viia, et võib-olla ei olegi kõike seda vaja. Et võib-olla tegelikult saab veits odavamalt hakkama. Lähme jalgsi või et kas ma mäletan seda, kui meil oli, me elasime aastaid tagasi, lapsed sündisid, elasime siis linna lähedases sellises asumis või siukses nagu, kus autoga käis kogu asi. Meil oli 2 autot ja miks meil oli lihtsalt ma ei tea, kõigil oli seal linna osas 2 autot. Mehel oli 1 auto ja naisel, meie 1 auto seisis kogu aeg.
ja siis, kui sõpradel oli autot vaja, siis see meie auto käis, see teine auto käis kõigil, kellel oli vaja. Siis ma mõtlesin, et okei, kas mul on vaja seda autot lihtsalt hoida, et mul oleks 2 autot. Et see oli väga loogiline ja täna on see näiteks ju minu arust ülilihtne, et mõelda, kas sul on vaja päriselt 2 autot. Ja sest, et oleme olemas, ma ei tea, leppisime kokku, et kui on vaja, siis me sõidame taksoga. Siis tuli Bolt ja siis me saime aru, et siis me saame ju drive'ida ja mida iganes teha, et tõuksid. Et noh, näiteks see sama asi, et kas sa pead puhkama ilmselgelt nagu Šveitsis suusatama, et võib-olla saab nagu suusatada kuskil siin lähemal, on ju. Murdma suusaradadel, vaata, saab tasuta suusatada. Et saab jah, et võib-olla nagu, et noh, see kõlab nagu, aga no äkki mõnda aitab, on ju. No, kindlasti on koht, kus korra maha istuda. Üks ongi see sama kulude pool üle vaadata, teine asi tulude pool või kaasata ka neid lapsi, kui sul on ka teismelised lapsed, on ju. Äkki on mitte see, et sina rabeled veel kiiremini, veel rohkem, vaid äkki on see, kus saavad lapsed siis ka mingit panust teha või selgitadagi välja, et mis see nende jaoks see oluline, ma ei tea, kulukoht on, mida nad kindlasti tahavad teha, milleta nemad ei saa. Meile võib tunduda, et kuule, ma loo selleta sa saad küll, on, aga see on jälle minu hinnang, on ju. See on täpselt seesama, et võtta see aeg maha ja rääkida läbi, et kas meil päriselt on neid asju vaja. Või on see, et meil on kogu aeg olnud see jaht, on ju. Tegelikult me oleme sõitnud sellega aastas nagu suvel mingi 4 korda, et võib-olla meil oleks mõistlik see nagu maha müüa ja lihtsalt rentida see 4 korda aastas see jaht, on ju. Või no mis iganes, see võib olla ka, et me oleme harjunud sööma mingisugust veise filet mignoni, on ju, mingisugust kallist tükki, et see on meie sükene, võib-olla kõigil on sellest juba ükskõik, on ju, et lihtsalt me hoiame mingitest asjadest kinni. Ja harjumused, on ju. Et võib-olla seal on peidus täpselt see, mis meil on praegu hinnatõusuga vaja kuidagi ära kompenseerida. Ja vahel on ka see, et ma ei tea, mees ongi võimaldanud oma perele sellist elu või naine või mõlemad, on ju. Ja mingi hetk tulebki mingi krahv, ma ei tea, jääb tööst ilma, tekib terviserikke, on ju, sa ei saa seda enam võimaldada. Ja ma olen ka ikkagi kõrvalt näinud hetki, kus inimene ta enam ei saa seda lubada, aga elatakse ikka samasugust ja isegi ei julge öelda. See on nii valus, et kuidas sa ise lepid sellega, et sa ei saa enam käia nagu väga kaugel reisil näiteks. Või et sa pead oma auto vahetama. Mina vahetasin auto, ostsin endale väiksema auto. Kasutatud auto, mul oli enne kasutatud auto ja nüüd on ka kasutatud auto. Aga ma tegin seda nagu downsize imist ja ma sõidan praegu maanteel ja ma saan aru, et see võtab 5,4 liitrit 100 kütust, siis mul on iga kord väga hea meel. Et korraks nagu võib-olla on see hetk, on ju, kuidas ma ikka või lähed autot valima, ka kasutatud autot, et kuidas ma selle nüüd võtan, et ma olen arvanud nagu selle autoga. Et see on, ma arvan jälle see mindseti kuidagi muutus. Ja ma teadsin, et lihtsalt kui ma lähen poes, vaatan rehve, need maksavad, ma saan 4 rehvi, see rehvi hinnad on juba nii palju suuremad, mul ei ole lihtsalt vaja seda ja mulle meeldib, et ma ei pea parklas nagu vaatama, et kuidas ma sinna ära mahun. Ja miks ma ostsin endale kunagi suure auto, sest et kõik ostsid sellised suuri džiipe, on ju. Mul ei ole seda tegelikult nagu, või siis oli võib-olla vaja. Võib-olla, et lapse need turvatoolid ja asjad ja kärud ja ma ei tea. No mul oligi kogu see kama oli autos ja ma otsisin ka endale põhjendusi, miks mul vaja, et mul on maale vaja sõita ja et mul on neid vankreid vaja vedada ja üldse mingid riidekotid ja tegelikult oligi see sama. Täna, mingil hetkel ma sain aru, et ma auto ongi ladu, et mul ei ole seal, ma ei võtagi neid asju sealt välja. Leiagi enam. Jah, et siis ostad uued asjad, sest sul on need kadunud, on ju. Et siis, kui oli nüüd see vahetusaeg, ma sõitsin sellega nagu lõpuni välja, et võtsin ka sellest maksimumi, on ju. Ja siis lõpuks ma sain aru, et mul ei ole tegelikult vaja, et ma tahan tegelikult väiksemat, mugavamat, pisemat ja praktilisemat sõiduvahendit ühte, et meil ei ole perele vaja mitut autot. Ja siis mul hiljuti just üks sõber, tervitan teda, ma ei ütle, kes ta on, ostis endale Jeepi. Ma patsutasin talle mõttesõlale ja ütlesin, et eks igal mehel on vaja korra see etapp ka läbi käia. Jah, või see on siis mootorratas ja siis järgmine aasta enam ei sõidagi, on ju, et aga mingid asjad ikkagi on, mida me tahame kuidagi lubada või ja minu arust tihti on see, et sa nagu lubad seda ja sa saad aru, et
tegelikult polegi nagu vaata, et kuidagi see korraks see tunne ja siis see kaob tegelikult. Mingid asjad on vaja oma elus nagu läbi teha, sest siis tekib jälle see nagu see mingisugune surve, et ma ei ole seda saanud, ma ei ole seda kogenud, mul ei ole seda olnud, on ju. Et mootorrattad on tegelikult suurepärane näide. Minu tutvusringkonnas on ka mõned harrastajad ja mõned ka sellised harrastajad, kes tõesti sõidavadki väga vähe. Ja ma olen ka näinud neid, kuidas nad lasevadki nendest lahti ja siis mingil hetkel on paus kuidagi ja siis tulevad asemele mingisugused, tegelikult sulle meeldib liikuda looduses, ma ei tea, tekivad mingid kergemad vahendid, mingid elektrirattad nende asemel, et kui sul ei ole vaja, ära hoia seda kodus, lase ta ringlas, lase ta turule tagasi ja kui sul on päriselt vaja, küll sa siis jõuad selle endale hankida, on ju. Võib-olla üks näide ka, et näiteks Porsched osas, et rentisin nädalavahetuseks lihtsalt, et katsetada seda, proovida ja ma sain aru, et ma ei taha sellist autot, sest ta müriseb, väga kiirelt lähevad kiirused üles, on väga lihtne saada trahvi, on ju. Ja aga ma tahtsin proovida, on ju, et täpselt see, et sa mingeid asju võib-olla proovid ja siis sa saad aru, et tegelikult ma ei tahagi või vajagi seda asja. Ma mäletan, ma käisin, kui Audrus avati Porsche ring, ma käisin sellel avaüritusel, me tegime seal ühte filmi ja siis ma sõitsin seal mõned ringid koos juhendajaga ja siis ma tulin sealt välja, siis ma sain aru, ma pean seda kohe saama, et see on kohe asi, mida ma endale plaanin kuidagi hankida, ma ei tea kuidas, aga igatahes see on see, mida ma vajan. Aga siis läks üle. No väga hea, jätta väike paus vahele ja läheb üle. Räägime ettevõtlusest ka. Räägime. Kas sa üldse palgatööl oled käinud niimoodi 8:30–5? Ma olen käinud, mul on olnud, ma olen tegelikult televisioonile töötanud aastast umbes 99. Et ma olen olnud põhimõtteliselt sellest ajast ekraanil iga hooaeg, ühe või mitme saatega. Et mul ei ole vahet tulnud, aga ma olen seal, ma ei ole televisioonis nagu palgal otseselt kunagi olnud, ma olen olnud Raadio 2 tööl ja siis ma tegin ka hommikusaateid ja siis tulin koju, aga need lepingud olid sellised lühikesed. Ma olen olnud võrdse kohtlemise voliniku kantseleis tööl. Töötasin seal erivajadustega inimeste teemadega. Ja siis ma olen töötanud ühes reklaamiagentuuris loovjuhina. Et siis ma käisin ikkagi nagu 9–5 tööl. See oli väga huvitav, sellepärast, et sul on puhkus, mille eest sulle makstakse, sul on kolleegid, sul on haiguse mingid hüvitised, on ju. Sul on firmapeod. Sul on firmapeod, täpselt. Sul on mingid lähetused. Et see oli huvitav, aga ma pole ammu seda praktiseerinud, et ma ei igatse ka eriti seda. Ja ettevõtlusega, minust kui ettevõtlusega tegeleda, siis sa pead kuidagi teatud tüüpi olema, sest seal see vastutus on hoopis teissugune, et see, kuidas sa seda planeerid, mis töid üldse võtta, kuidas seda üles ehitada, samamoodi see finantsiline pool, et millal ma tunnen ennast nagu mugavalt, et mul on nagu piisavalt on, või kas ma peaks rabama rohkem, et kuidas sul? See on, mul on ühe mehe firma, eks ju, et mul on produktsioonifirma, ma toodan telesaateid, reklaame, erinevaid asju, saateid raadiosse või podcast'e, reklaamkampaaniaid olen teinud, kirjutamist olen teinud, igasuguseid asju. Ja iga projekti jaoks ma loon siis selle eraldi meeskonna, mis on tegelikult nagu väga, väga tore, sest ma saan alati teha sellele kliendile või sellele väljakutsele nagu parima nagu seti. Et ma tean, et mul on need profid, kes tulevad selle ühe eesmärgiga, et ma ei pea lohistama neid nagu kohvinurgast ja lõbustama neid, kui neil ei ole tööd, on ju. Et nad tulevad, nad teevad oma projekti, nad saavad aru, et see järgmine, või see, mis edasi saab, on see, et kui hästi meil läheb, on ju. Üks mu endine kolleeg ütles, et meie äris me oleme kogu aeg katse ajal. See on tegelikult, see on omaette teema. Aga ühesõnaga, et sa oled mõnes mõttes nagu vaba sellest nagu jampsist, aga pinge on tegelikult nagu kogu aeg. Kogu aeg on selline täis kiirusele. Aga kuidas seda nagu, kuidas selles, ühesõnaga seal on kaks asja, et on see, et sul peab olema nagu mitmes korvis kogu aeg midagi, et sul peab selles arenduses olema midagi, mida sa hakkad tegema, millest sa mõtled, mis käib sul peas läbi, et mingid projektid ja asjad,
mida võiks teha, mingid teleprojektid näiteks, mingid sarjad, filmid, et mul on olemas üks selline kataloog või siukene nagu fail, kuhu ma siis kirjutan oma mingisuguseid kontseptsioone, mis mulle kuidagi nagu tunduvad põnevad. Ja see on see, mida ma tegin tegelikult jaanuarist märtsini, et ma otseselt ühegi väga akuutse projektiga seotud ei olnud, aga ma lihtsalt kirjutasin oma neid mõtteid ja asju, mis siis on mul ühes pesas. Siis teine asi on see, mida ma valmistan ette, mida ma teen näiteks järgmine aasta. Ehk siis need on veidi juba nagu arenduses, mingid läbirääkimised käivad, mingisugused tellijatega käivad, mingisugused kokkulepped või lihtsalt kompad, suhtled inimestega, et mida nagu, et kas midagi sellest, mida ma olen mõelnud, võiks sobida teile või mida teie ootate. Et see on ka siuke üsna juhuslik ja siis on mingisugune tegevus, mis on reaalselt ikkagi nagu tootmises, et seal midagi juba käib ja siis tuleb vaadata seda, et oleks midagi, mille eest nagu kogu aeg arved ikkagi saaks välja saata, et ikkagi iga kuu toimuks mingisuguseid nagu müüke, kui nii võib öelda. Kas sul on olnud ka situatsiooni, kus mitte midagi ei toimu? Absoluutselt. Ma ei tea, COVID-i aeg võib-olla ka on. Ja, et näiteks see sama COVID-i aeg oli tegelikult päris nagu kummaline, et mul ei olnud seda hetke, kus nagu päriselt vaakum oli, et ma tegin siis sarja Kodukäijad ja see, et see kõik üldse ilma majandusliku hävinguta õnnestus ära viia, sest et sa läksid hommikul kohale, sulle said siis aru, et üks on Audis on ju. Ja siis vaatad ringi valgustajale, vaatasin ühe korra otsa, kas sa filmida oskad? No ma ei tea, veits oskan. Väga hea, täna filmid. Ja siis telefoni teel briefisime, et kuidas seda nagu teha, aga ükski võtte ära ei jäänud. Aga kui sul võtte ära jääb, siis tegelikult arved tulevad ikka, on ju, inimesed on ennast bookinud. Siis veidi mingi 100% arve ei tulnud, on ju, tuli mingi koefiga, aga ikkagi inimene on arvestanud. Et see oli raske. Aga näiteks see sama periood, kus mul, ütleme see sama aasta, mis meil praegu käsil on, et tegelikult jaanuarist märtsini ma käisin põhimõtteliselt suusatamas kogu aeg ja siis ma tegelikult, ega ma ei saatnudki neid arveid väga palju välja, aga see oli just see aeg, kus ma tegelikult sain vaadata seda, mida ma siis nagu tulevikus nagu teha tahaksin, on ju, et ma suhtlesin inimestega nii palju, kui oli võimalik ja ammutasin mingisugust sellist nagu, mitte käega katsutavat sellist nagu kapitali. Aga kuidas sa ennast tunned, kui sa oledki, ma ei tea, suusatad, puhkad ja sa tead, et mitte midagi nagu peale ei tule, et eks ongi see patareide laadimine tegelikult. Tegelikult see on ülikeeruline, sest kui sa oled nagu käid tööl, siis sulle makstakse ju selle puhkamise eest, on ju, aga kui sa oled väikeettevõtja, siis sa pead ise otsustama, et praegu see ongi minu puhkuse periood. Et see ongi see, kus ma nagu puhkan. Et sa pead jõuga endale seda ütlema, et see, et ma täna puhkan, ongi, õudselt lihtne on seal nagu stressi minna. Et sa pead ütlema endale, et tegelikult ma ei tohi mõelda, et see ongi see minu aeg. Ja et seda endale lubada, siis väikeettevõtjal, ma arvan ka suuremad ettevõtjad, et sul peab olema see mingisugune nagu kapital nagu varuks. Et mul on näiteks see, et kui ma käivitan uut projekti, siis ma olen nende aastatega jõudnud sinna punkti, kus ma võin tegelikult nagu teha pilootsaadet näiteks ise finantseerida või minna tootmisesse niimoodi, et ma saan oodata, et kui tellija ütleb, et ma ei tea, lepingu järgi sa saad arve saata, ma ei tea, 60 päeva pärast, on ju, et siis ma tegelikult saan minna tootmisesse, kuigi ega see väga meeldiv ei ole, aga mul on see võimalus, et ma saan käivitada mingeid asju nagu kohe, et kui ma näiteks sinuga siin veel lobiseme pärast, tundub, et mingisugune ülikihvte asi, mida oleks võimalik nagu kohe teha, et siis mul on seda võimekust nagu seda asja ikkagi nagu, tegelikult homme oleks võimalik filmida, et arveldame siis, ma ei tea, siis kui ülehomme. Et see on tegelikult see, mis annab selle nagu tunde, et ma jõuan nagu reageerida. Et aga ma mäletan seda, kui ma alustasin väikeettevõtjana, siis see oli päris keeruline tegelikult, et kuidas teha nii, et su oma rahakott ja su ettevõtluse rahakott ei oleks omavahel nagu sassis. Ja see on ka, et kui sa ei kataks oma isikliku varaga oma ettevõtlusriske, et see on ka see, millega tegelikult pahandused hakkavad. Ma olen seda näinud. Et peab olema lihtsalt tähelepanelik, et see on see... See on lihtne tulema alguses. See on lihtne tulema jah,
aga kui sa fail'id näiteks, kui see koht, kus sa tunned, et võiks nagu tulla edu, ei tule, et siis sa tegelikult kaotad oma isikliku varaga, on ju, oma isikliku, ma ei tea. Võib-olla kodu ka on ju. Noh, kuni sinnani välja. Need näited küll. Et neid on, et selles suhtes see ei ole nagu, ei ole väga nagu kerge olukord olla väikeettevõtja. Ma näengi läbi sellise praktika ja kogemuse sa oled jõudnud sinna, et sul on teatud raha tagavara, millega sa siis tõesti planeerid ja neid rahavoogusid, et saaksid võtta vahepeal puhkust, et oleks aega neid uusi ideid saada ja samas ka tõesti, et kui vaja, siis ütleme siis ette maksa, on ju, et teed mingid asjad juba ära, kulutused ära, raha veel ei saa, aga et sul on see võimekus olemas ja see annab sulle teistpidi sellise kindlustunde ja lihtsam on minna midagi ka pakkuma, et näed, me teeme need asjad ära. See on see, et kas ma näiteks mingisugune, ütleme, no mingi piloot, mingi sari on ju, ja et kui ma tulen sulle rääkima, siis ma saan sulle midagi näidata, et ma võtan selle vastutuse, ma teen ühe võttepäeva, ma filmin mingisuguse fragmendi, ma ei tea, 2 minutit 30 minutist, et sa saad mingisuguse tunnetuse, et mis asja ma üldse mõtlen. Ja see on see, mis on see minupoolne panus sinna, et kui mul seda ei ole, siis see müük või selle nagu selgitamine peab nagu olema, ma ei tea, kuidas on ju. Kuigi tänapäeval on need vahendid läinud natukene nagu ka lihtsamaks, et meil on võimalik AI-ga genereerida mingeid asju, mis ei ole nii kallid. Et aga ikkagi see, et see oma panus on ikkagi vajalik, aga ma ütlen ka seda, et see on ka osa meie sellest kokkuleppest, et kuna mul on abikaasa, siis ma tean, et ma ei ole üksi selles oma perekonna, ütleme sellest majanduslikust toimetulekust, et ma võin seda lubada, sest mu naisel on ka töö, ta käib tööl ja et see ei ole ainult minu risk, et kui ma peaksin kogu oma tegevusega, ütleme, kui ma oleks ainukene toitja selles perekonnas, siis ma arvan, et ma ei oleks nii julge. Et siis ma peaksin olema nagu oluliselt konservatiivsem oma tegevuses. Millest päris tihti unustame kuidagi või ära sellest me oleme harjunud, et see teine inimene on kõrval ja tõesti võib-olla tunnustada selliste asjade eest, et nii hea, et vaata tänu sinule ma saan selliseid asju teha, on see siis ajaliselt, rahaliselt, et kui see kogu aeg inimene on kõrval, siis oled harjunud, kui seda ei ole ja see kuidagi see vastutuse jagamine, kui seda ei ole, võt siis me tajume, et see oli nii palju tegelikult andis ja kui palju võimalusi ta tegelikult juurde andis, et me vahel ei märka seda. No võt, see on midagi, mida tuleb märgata ja ma nüüd lähen jälle koju ja siis ma räägin sellest üle. Märkad jälle. Et kuidas meil see seis on? Aga kui te mõtlete tuleviku peale ka oma naisega, et ma usun, et sellised tegusad inimesed pigem mõtlevad, et tegutsed elu lõpuni, et natukene midagi ikka, et ei ole nii, et lähen pensionile ja ei tee midagi, aga kas te olete kuidagi selleks ka valmistunud või pigem ongi see, et elame niimoodi periood korraga? Meil on selles suhtes nagu, ma arvan, et meil on see erinev veidi, et minu abikaasa käib palgatööl, et tal on pension, need sambad on ja kõik. Minul on see olnud selline juhuslikum, kuna minu sissetulekud varieeruvad, eks ju, et nad on iga kuu ei ole sarnane. Et siis mina olen enda peas nagu jõudnud sinnani, et ma ilmselt tegelen oma kirega, mis on siis minu töö tegelikult ka, et ma arvan, et ma töötan ikkagi nagu peaaegu, ma ei taha öelda lõpuni, aga ma ei näe, et ma jääksin nagu pensionile, et pigem ma pean leidma sellise võimaluse, kus ma pean oma seda struktuuri võib-olla muutma või et ma ikkagi teen mingisugust dokumentaali või mingisugust saateid ikkagi nagu kõrge eani. Aga on see, et ma usun, et mul õnnestub seda oma tegevust niimoodi siin veel toimetada, et ma ei pea kõike tegema, et ma ei pea tegema seda mingisuguses väga suure koormusega, et ma teen seda täpselt sellise koormusega, nagu ma jõuan. Sest et see töö, mida ma teen, tegelikult annab mulle väga palju energiat, mul on väga huvitav seda teha, ma arenen
oma tööd tehes. Ja teine teema on see, et ma olen ka siin oma selle terviseedenduse peale, et ma lihtsalt käin aeg-ajalt rääkimas inimestele oma sellest terviseteekonnast ja ma olen olnud 112 kilo ja mul on olnud kõrgvererõhutõbi ja mul on olnud mingisugune aju-vere mingid häired ja ühesõnaga mul on ikka mingid jamasid olnud, aga täna ma võin öelda, et ma olen väga heas vormis peaaegu. Muidugi alati on midagi kõpitseda, on ju. Ja ma ikka käin nagu inimestel rääkimas, et mul on selline motivatsiooni ja võtke ennast kokku. Täna on jumalast hea päev teha tervise mõttes nagu uus pööre. Et ma olen käinud pidamas tegelikult loenguid. Et kui keegi kuuleb, tahab jumala eest, kutsuge mind rääkima, et see on mul selline väikene selline kõrvalharu, mida ma tegelikult teen, et ma olen näinud seda, kuidas pärast seda vestlust see jutt ei lõppe, me tiksume seal veel, ma ei tea, 1,5 tundi edasi, mehed ja naised räägivad, et oma kogemusi, et see on midagi, mida ma lihtsalt väga-väga naudin ja see on ka väike sissetulek. Aga kas oled ise näiteks peas läbi mõelnud, et mis saab siis, kui mu tervisega midagi juhtub, et ma küll nii-öelda ära ei sure, aga vegeteerin, et kas selleks on ka plaan B olemas? Kui ma ausalt ütlen, siis tegelikult ega head plaani ei ole, välja arvatud see, et mingisugused säästud on ju, aga ega päriselt nagu mingit head lahendust. Elukindlustust ei ole? Mul ei ole elukindlustust, kuigi ma olen kindlustuse usku inimene, et mul on olemas asjadele kindlustusi kodule, on ju. Aga siis kõige kallim asi on kindlustamata. No vaat, see on ka jälle see, et sa paned selle, ma ei tea, raha oma auto hooldusesse, aga endale massaaži ei raatsi lubada, on ju. No vaat, näed, ma õpin ka midagi. Aitäh, et sa kutsusid mind, ma pean hakkama mõtlema selle. Ja. Võtame veel ette korra su pojad. Ja see on väga hea teema, sest et nad on väga heas vanuses, nad on üks on... ma nüüd ei eksi, 15,5 ja 17,5. Kuidas nendel see rahatarkus asi ja ma ei tea, investeerid neile, ma ei tea, mingi portfelle teete ka või kuidas teil on? Nad on üllatus Swedbanka kliendid, mõlemad. Algusest peale nad ei ole kuskil seiklemas käinud. Neil on mõlemal investeerimiskontod ja nad on väga nutikad. Nad oskavad kasutada kogu seda nutivärgindust, et nad tegelikult teavad, mis turgudel toimub, see pakub neile huvi, see pakub neile hasarti, nad mõlemad kauplevad ja nad aeg-ajalt annavad teada, kuidas neil läheb. Nad olid väga kurvad, kui Nvidia hävis pärast seda, kui nad olid selle ostnud. Nad sisuliselt ikkagi nutsid, on ju. Tänaseks on vist seis õnneks taastunud. Nad elasid mulle kaasa, kui minu väike krüptoportfell põrmu varises. Nad said aru, mis minuga toimub. Et nad on selles suhtes nagu, kui me räägime rahatarkusest, siis ma arvan, et nad igapäevaselt tegelikult ei saa aru, mida tähendab, kui nad mingisuguseid jooksvaid kulutusi teevad, aga nad selles suhtes nad on neile nutikad, mis puudutab investeerimist. Et võib-olla neil on nõrkus see, et kui nad jätavad vanituppa tule põlema, et siis nad ei saa aru, et see on raha, mis voolab. Küll mitte nende taskust, aga meie taskust. Sama raha sisuliselt on ju. Aga et jaa, igal juhul ja see, ma arvan, et see oli super õige otsus, et ma neile need tegin, sest et esiteks me saime mingisse ühte ruumi, sest ma ütlen, mina ei ole nagu väga, ma olen selline, et mul väike investeerimisportfell on, mul on siuke investeeri ja unusta, et mulle sobivad need, sa oskad öelda? Rauberfondid. Täpselt. Et nemad on sellised aktiivsemad oma olemuselt, aga me ikkagi see tekitas mingisuguse ühise teema, et tegelikult peredes on tore, kui on mingid ühiseid hobisid või ühiseid asju, millest aru saadaks. Et mitte, et me arutaksime, et kuidas meil turgudel nagu hetkel läheb ja mis toimub, ma ei tea, Aasias või mis toimub nagu metallides on ju, või kuidas elab Poola toiduainesektor. Poola toiduainesektor elab väga hästi. Elab hästi, jah. Aga siis ühesõnaga, et see on mingi ühine teema, jah. Et mul on hea meel, et nad saavad seal toimetada ja lapsevanemana ma vist ei pea seal, ühesõnaga nad saavad seda ise teha. Et seda ma küll ütlen, et selle õiguse edasi anda neile ise toimetada, et nad saaksid proovida, mitte nii, et alati nii lakkame sisse logima neid koos ja vaatama. Ja. Et nad saavad seal seda tarkust, mida minul või meie generatsioonil ju ei olnud, on ju.
et äge. Aga mis selliseid teadmisi sa neile kaasa andsid või kui nad väiksemad olid, et ma tean, et sa pigem oled ka seda usku, et mitte anda kala, vaid õng on ju, et õpetada. Me oleme lastega, minu lapsed sattusid tööle juba üsna varakult. Et siis kuna see töö, mida mina olen teinud, ongi mingi televisioonitöö või mingisuguste ürituste hostimise töö või mingisuguste reklaamide sisse lugemise töö, siis tegelikult see on see, mida ma oskasin neile pakkuda. Kui küsiti, et kes võiks lugeda, ma ei tea, Jäneste selle Kuldmuna aardekütid on ju see lihavõtte film, siis ma ei tea, äkki minu poiss võiks ka kandideerida. Ja siis nad kuidagi sattusid sellesse ärisse ja tegelikult nad on teinud seda nagu aastaid ja nad teavad, mis tähendab enda kokkuvõtmine, mis tähendab materjaliga töötamine, ettevalmistamine ja mis tähendab ka seda, et sa seisadki võib-olla ühel hetkel suure publiku ja sa pead andma mingeid auhindu ja su kõrval on ainult sinu, ma ei tea, 3-aastane vend on ju, kes sind toetab ja siis isa on kuskil seal peidus, et kardina taga, et kui on vaja, siis ta tõmbab lipsu sirgaks ja ütleme, joo, väga lahe on ju, teeme koos. Et nad selles suhtes teavad, mida tähendab raha teenimine ja nad teavad ka seda, et see on okei, et võivadki lapsed ka raha teenida. Aga kas te maksate mingit taskuraha ka või pigem ongi see, et see on see nende, kuidagi nad ise natuke teenivad, et see ongi nende nii-öelda raha on ju, et kasutage seda või te regulaarselt? Meil on ikka regulaarne taskuraha, mida nad saavad. Et see on see, mis siis kuu esimesel päeval neile välja makstakse ja siis ma kardan, et nad löövad seda tegelikult kohe laiaks, siis nad küsivad ema käest juurde. Aga aga sina oled ettevõtja ja sa tekitad neist seda tunnet, nagu nad oleks palgatöölised, et kord kuus, ise saad mitu korda kuus. Äkki peaks seda ümber vaatama või? Et äkki peaks, kas see on see Ameerika süsteem, et nad saavad või 2 korda kuus? 2 korda kuus minu meelest saavad, aga mõnes koos on see nädalapalk. Ja. See on jällegi õppekoht, aga hea, et sa kutsusid mind, et ma saan seda mõelda, et no tegelikult jah, öeldakse, et väiksematele võiks olla see kas kord nädalas on ju või 2 nädala tagant, et neil on lihtsam kuidagi sellega planeerida. Ma pakun neile selle välja, sest ma saan nendega arutada seda, et kuidas me saame seda teha. Aga tegelikult on see mõtteviisi teema jälle, et kui ma niimoodi kord, öeldakse, see on suurem laps, et siis kord kuus on ju, sellepärast, et palk on tavaliselt kord kuus on ju. Kuidas sul on? Minul on kord kuus ja see ongi see, et tegelikult me hakkame juba kasvatama selliseid palgatöölisi on ju, et võt, see on jälle mõttekoht. Aga seda ma olen neile küll nagu öelnud, et igal juhul nagu, meil on Eestis on see mentaliteet, et kui sa oled nagu ettevõtliku loomuga ja kui sul läheb pekki, sul ma ei tea, tuleb pankrott, asi ei toimi, siis tegelikult meil on see, et tuletatakse meelde, jaa, sa olid see, kes failis, on ju, see oli see halb, on ju, et ära mitte kunagi enam tee. Et tegelikult, kui ma mõtlen nagu oma töö peale, siis kui ma kirjutan 10 ideed, ütleme saatesarja ideed, siis kui hästi läheb, siis mul õnnestub 1 ellu viia. Vahel juhtub ime, et läheb 2. Et tegelikult see, et sul ongi seal nagu selleks, et tuleks, ma ei tea, Bolt või selleks, et tuleks Skype või selleks, et tuleks Pipedrive, ongi vaja teha, ma ei tea, 50 tükki, mis võib-olla ei tule, on ju. Et me ei tohi inimesi materdada sellepärast, et nad ettevõtluses nagu hävivad. Et see on see sõnum, mida ma olen oma nendele lastele üritanud nagu ka öelda, et olge loovad, olge genereerige, et tehke, et ärge proovige neid mingeid mustreid. Kui nad küsivad, et mulle meeldib ka televisioon, on ju, et äkki ma võiksin selles alas. Ma ütlen, et okei, et see on midagi, et sa võid alati tulla minu juurde nagu kampa. Et aga proovi ise oma rada leida. Et see on see, mida ma loodan, et mul on õnnestunud nagu neile õpetada. Ja see sama ebaõnnestumine, et läbi selle sa ju õpidki ja selle toetamine, mitte hukkamõistmine. Ja ma arvan, et jällegi perekond on see, kus kui laps ka proovib ja kukubki maha, on ju, et tal on võimalus koju tagasi näiteks tulla või see turvatunde loomine. Et jah. Et ma ütlen, mida me tegelikult ju tahame innovaatilisi ideid, me tahame uusi asju, et meil ei ole mõtet hakata tegema siin Eestis uut IGEAt näiteks. Et meil pigem on vaja mõelda midagi uut välja, mida enne keegi ei osanud tahtagi.
Küsin veel, et üks asi tõesti see, et kuidas lapsed nagu neid töid teevad ja kuidas sa ka eeskuju näitad, et tööde valimisel, et sa võid ju vahel on see hetk, et pakutakse väga palju ideid ja nii ägedad projektid tahaks osaleda, aga ühtepidi sa tead, et siis sa põled läbi, on ju, et mille alusel sa neid valid? Ma valin, mul on tegelikult mõned sellised nagu kriteeriumid, et üks on selline nagu selge, kiire, lühike tähtaeg. Et tegelikult mulle meeldib mingeid asju teha lühikese tähtaja raamides. Et ma tean, et mul on selle asja elluviimiseks mingisugune, ma ei tea, 3 nädalat. Et on, ma ei tea, ütleme, et see on 2-minutiline väike reklaamklipp või mingi tutvustav klipp. Sul on aega, ütleme, täna räägime, ma 2 nädala pärast tahan seda saada. Et tegelikult see tähendab ka võib-olla siis 3 nädala pärast on sul see eelarve või see raha, ütleme, arve välja saadetud. Et tegelikult see on nagu päris mõnus siuke väljakutse, et ma valin vahel selliseid või valin just mingisuguseid ürituste või sündmuste juhtimisi. Et sa tead, et see on selline fokusseeritud, lühiajaline, et mulle väga need väljakutsed meeldivad. Et ma neid pigem vaatan, et mulle neid liiga palju ei tuleks, sest et muidu nad võtavad sult kõik nagu ära. Ja see on hästi intensiivne, selline fokusseeritud. Jah, aga see on selles suhtes nagu tore, sa tead, et sa pingutad nüüd järgnevad 3 nädalat ja siis on see done, tehtud, sa saad edasi liikuda. Ja ühesõnaga ma proovin ikkagi nagu hinnastada või hinnata neid asju, mida ma teen, et ma jõuaksin seda teha, et ma proovin mitte ilmtingimata kõike vastu võtta. Sest tegelikult neid pakkumisi on alati palju, neid ideid on päris palju. Et praegu ma olengi selles huvitavas faasis, kus ma olen mitu jahhi öelnud. Et mis on nagu sellised abstraktsed nagu paari, aga ma tean, et ma tahan sinna panna oma, sest mulle lihtsalt meeldib. Vahel on see, et see teema lihtsalt kõnetab sind ja sa ei saa sellele nagu ei öelda. Saad sa natukene meile rääkida ka, mis sul plaanis on või kas saab millestki rääkida? Ühesõnaga, ma võib-olla hakkan tegema ühte asja, mis on inspireeriv neile, et põllumajandus on lahe. No ootame põnevusega. Taime ei kasvatada on äge ise süüa seda, mida sa oled kasvatanud. Et see tuli kuidagi lihtsalt juhtus, et ma sattusin seda kuidagi sinna kõrvale, siis me rääkisime, aga äkki see on hoopis see, mida ma ise võiksin teha. Et see juhtus nädal tagasi. Et ma ei tea, mis sellest saab, kas ma hakkan seda tegema, aga igal juhul... See kõnetas ja kuidagi ja, et see oligi mingi siuke asi, et ja see kõik tuli hiljem ja tegelikult see alles käib, et kas meil üldse on võimalik seda teha. Aga see mõte mulle väga nagu meeldis. Ja ma ei mõelnud ka selle peale, et kes või kuidas ma seda tiimi hakkan nagu looma, et kes seda reaalselt nagu tegema hakkab, et kas ma olen ise, kui palju mind on ennast seal selles sees või ma leian selle tiimi, kus ma ise olen, ma ei tea, järelvaataja rollis või ülevaataja rollis. Et ühesõnaga mingid sellised asjad ja neid on mitu tükki, et rohkem ma ei saa kahjuks kaarte avada, aga No silmad säravad igal juhul, ma näen. Aga seesama, et sa näed, pagan, ta helistas mulle. Et ma küsisin, et miks sa nagu kellelgi, et produtsent on ju Eesti täis. Ma ei tea, et su energia meeldib mulle. Mõtled, okei, kas see oli nüüd, mis see oli nüüd? Või siis näiteks, ma võin tuua näite asi, mis on valmis oli. Ma tegin Uku Randmaast, kes on esimene eestlane, kes sõitis üksi ümber maakera ilma peatusteta. 252 päeva üksindust, sündis dokumentaalfilm. Ja ma jälgisin tema seda teekonda osaliselt ja siis mingil hetkel tuli kõne, hei, ma olen Uku, et ma filmisin kogu seda oma teekonda, et äkki teeks midagi. Ja siis sa saad aru, käed hakkavad värisema, nagu Jeesus oleks sulle helistanud. Umbes siuke tunne oli. Või mingi iidol, ma ei tea. Okei, ja siis elad sellega nagu selle tundega, et lihtsalt ta valis sinu, et sulle helistab. Ja nüüd on sinu ülesanne leida kuidagi see raha, et seda asja nagu ellu viima hakata, aga sa usud sellesse ideesse. Ja siis sa otsid seda raha ja sa ei saa seda ja sa ei saa seda ja siis öeldakse, et see ei toimi, on ju. Et see idee ei kõneta, et see on jumala ebahuvitav. Ja siis sa saad aru, et tegelikult nagu, et need inimesed, kes sulle seda ei on öelnud, tegelikult nemad ei saa aru. Ja sinus on see usk ja sa lõpuks leiad selle lahenduse ja tegelikult see lugu sai tehtud üsna olematu rahaga ja lõpuks ütles mul üks sõber, et kui sa kuskilt ei saa, et ma hea meelega panustaksin sinu sellesse plaani.
lõpuks ma leidsin väikse rahastuse ja sellest tuli suurepärane film, seda on mitmeid kordi näidatud, seda on tõlgitud, ma olen näiteks kreekakeelset versiooni näinud sellest, et sellel on rahvusvaheline levitaja, ta on olnud mitmel festivalil, et tegelikult sellest samast usust, usk on asi, millest me ei jõudnud rääkida, et see on ka selline, millest ei saa nagu kinni võtta või Excelisse panna, aga kui sa mingi asjad tunned ära, et see on nagu asi. Ma ei saanud sellega nagu rikkaks, aga ma sain sellega nagu, ma sain oma... suuremat nagu. Ja ma sain oma hingele midagi, et see asi oli nagu ülikõva. Ja noh, see oli Poola purjetamisfilmide festivali hitfilm kuskil. Ja seda aeg-ajalt ikkagi näidatakse, et see sama, usk, et sa usud sellesse asja, mida teised ei usu, aga sa näed, et seal on see sees. Ma arvan ka need kõnetamised või need kõnet sulle, et see on jälle see sama see energia teema, et tõesti, kui vaadata mingit sinu saateid või asju ja sa tunned ära, vot see on see ja pöörduvadki need inimesed, kellega kuidagi samal sagedusel oled või kuidagi need väärtused on samad ja see usk on ju. Eks neid inimesi, kes Excelist oskavad ülihästi seda kõike teha, neid on palju, aga see, mis sind kõnetab, lõpuks on see energia, et kas sul on huvitav ka, et lõpuks, kui me võtame selle, paneme kõik nagu sisse, lõpuks, mis siis on. Aga üks asi, mida mul on, et kui ma olen käinud nendes kaubanduskeskustesse, kus pakutakse mingid investeerimise asjad, mul on sellega, ma olen mingil hetkel otsustanud, ma alati räägin nendega. Või et ma ei ütle, ma ei pane pead maha ja ei jaluta minema, et teid pole olemas. Et ma ütlen neile tere ja siis ütlen, et ma ei tea, kas ma ei soovi või mul ei ole vaja või... Ja siis vahel ma olen öelnud seda, et mul on teile endale üks väga hea nipp, et mis on raudse tootlikkusega, on see, et kui sa investeerid oma tervisesse ja liikumisse, et kui sa lähed täna trenni, siis sa saad dividendid võtta välja kohe pärast trenni. Istud seal, käid duši all ära, istud rätik süles ja siis juba tulevad dividendid. Naudid juba dividendi tunnet. Ja siis millal tuleb siis nagu veel lisaks tuleb see, kui sa lähed õhtul voodisse ja sul tuleb uni. Saad aru, see on see kasv. See on see kasv ja see on see... mis on see bear või karu? Karuturg, jah. Vaikselt läheb üles. Korralikult läheb. Et see on asi, millesse ma päriselt nagu usun, et see on siuke hea asi öelda, et investeeri endasse, oma tervisesse, oma hobidesse, oma haridusse. Et see on kõik see, mis tuleb nagu raudselt tagasi. Ma olen täiesti nõus need teadmised ja kõik see füüsiline, et kui sul on füüsiline korras, sul kohe pea lõikab palju paremini ja tõesti, mida noorem seda, tõesti, see panus nendesse kogemustesse ka, et sa teed tööd, on ju, oled võib-olla vabatahtlik, raha otseselt ei saa, aga hiljem kõik need teadmised ja kogemused ja tutvused on ju. Ja tegelikult see vabatahtlikkuse osa on ka, et tegelikult kui sul on seda energiat, siis mingil hetkel ma olen ka näinud seda, et need inimesed, kes on kuskile juba vabatahtlikult läinud, nad mingil hetkel upuvad sellesse vabatahtlikkusse nagu ära ja et see muutub nagu veidi kohustuseks ja nad ei saa enam seda, esiteks tunnet. Neil ei ole seda energiat enam nagu igale poole jagada, et tegelikult tuleb sellega ka nagu piiri pidada, et sa pead ikkagi hoidma nagu seda ka, et jah, ma teen vabatahtlikult mingisuguse X arvu mingeid asju või mingi X arvu tunde. Et me peame enda eest hoolitsema. See on sama, et ma pean omale selle hapnikumaski endale ette panema ja siis ma saan hoolitseda selle eest, kes minu ümber on. Ehk see sama tasakaal on, et võib-olla teed väga head asja, aga kui sa kõik oma energia sinna paned ja tegelikult võib-olla sa ei saagi sealt, on ju, et lõpuks on tühi ja sa ei saa neile ka enam midagi panustada. Et selline tasakaalu hoidmine. Kui nüüd täna see kokku siin tõmmata, mida sa tahaksid veel meie kuulajatele, ma ei tea, öelda või südamele panna hoopis kodutööks jätta? Et üks oli see, mis sa ütlesid, et mine trenni, saad kohe dividendi ja kui paned sellise kräu maha, siis on see pulliturg, mis läheb allamäge, on ju. Aga kas midagi veel? Ma arvan, et üks asi on see, et äkki siis, kuna meil see perefookus on olnud täna hästi tugev, et äkki siis rääkige korra peres need asjad nagu läbi. Et see sama, et kas tunnetuslikult ka on need panused, mida me sellesse ühisesse majapidamisse paneme, et need arved on nagu tunnetuslikult ka nagu õigesti jaotatud. Et üks asi on see, et numbrid ka on, aga kas need numbrid nagu klapivad ka. Et tehke see audit ära ja siis teine võib-olla see, et
et rääkige siis oma lastega nagu samamoodi, et võtke need taskurahad ette, et võtke need, et noh, nad saaksid aru, et võib-olla seda tuld ei pea nagu kogu aeg põlemas hoida. Et ma mäletan oma lapsepõlves seda väga hästi, emal oli siuke ütlus, et kas meil on pulmad, et kõik tuled põlevad, on ju, kuigi nõukogude ajal elekter ei maksnud midagi, on ju. Et siis ma tegelikult ütlen seda samamoodi, et kas on veel mõni koht, kus ei põle tuli, on ju. Et ikka kaasata, ma arvan, et midagi pole teha, et tuleb kaasata lapsi ka sellesse majapidamisse, et neile siis vastavalt vanusele anda seda nende vastutust. Kohustusi. Ja kohustusi on ju ja noh, et nad saaksid ikkagi aru, mis nagu, mis toimub. Ja noh, selle võrra on neil lihtsam ka elus edaspidi, et muidu hoiad vati sees ja siis äkki, et oi, minu pojukene peab nüüd ise hakkama saama. Et siis ei ole nagu see, et sul tekib, et oota gaasi eest on vaja ka maksta, et see ei ole ainult okei. Kus see tuleb? Nõudepesutabletid on nii kallid. See on huvitav, jah. See on, ma arvan, et mul on see ees, et kui nad lähevad iseseisva elu peale, et siis nad saavad aru, mis asjad maksavad. Ja väikeettevõtjatele ma ütlen siis seda, et pidage vastu. Ja kusjuures finantstervis on ettevõtjate seas kõrgem. On kogu aeg olnud. Mulle tundub, et neil ongi see sama, et sa pead kogu aeg planeerima. Kogu aeg on nagu selline, vaatame, et sul on mingi tagavara, et sul on midagi ees, on ju, et see on neil juba nagu veres, et respekt. No ja siis, kui meil see jutt lõpeb, siis ma kavatsen isiklikult sinu käest veel paluda mingid nõuanded, et kuidas siis veel paremini hakkama saada. No teeme nii, aga suur tänu, Kaidar, sulle siia tulemast. Kas ma võin ühe asja veel? Jaa, muidugi võid. Et ma arvan, et see on sama lugu, et kui sa tunned, et sul on nagu tervisjama, et jalg valutab, et siis on jumal okei, kui sa lähed arsti juurde. Kui sul on vaimse tervisega midagi nagu kahtased, siis tegelikult, miks sa ei peaks siis minema vaimse tervise spetsialisti käest küsima. Ma arvan, et tegelikult sama värk on selle finantsiga ka, et me ei taha rääkida rahast, aga tegelikult on ju olemas. Kui inimene tuleb, kui ma tulen su juurde küsima rahanõu siia panka, kus mu raha on, annate mulle nõu või tahate mulle müüa iga kord midagi? Ei taha kusjuures ja see asi on küll muutunud ja seda ma julgustan, et sa võid tulla, räägid ära, lähed ära, midagi ei osta, on ju, selles mõttes ei osta. Aga ma saan mingit tarkust. Sa saad tarkust ja ma tean, näiteks minu tütar ka helistas investeerimisliinile ja nad rääkisid minust üle tunni, leppisidki kokku ja lisaks võib-olla, mida mina olen kodus rääkida, tahtis veel rääkida ja arutada seda asja ja on hetki, kus mõne kliendiga oledki võib-olla aastaid rääkinud investeerimisest ja siis mingi hetk tuleb, et kuule, nüüd ma olen valmis, on ju. See on jumal okei, on ju. Ja tihti meil kuidagi küsitakse pigem oma lähedaselt seda finantsnõu, aga kust tema peaks oskama? Temal on omad taagad ja asjad, on ju. Et miks mitte loomulikult mitme inimese käest küsida ja miks mitte erinevas pangas käia, küsida ja kuulata ja teha sealt need järeldused, et otsused võtad vastu ikkagi sina, aga võib-olla neid erinevaid nurki näha ja neid mõtteid, täpselt nagu see, kui äkki elu ikka, et mis siis saab, kui on ju. Et ega me ei julge ju kodus rääkida sellest, et mis siis juhtub, kui sa ära sured, on ju. Et siis kuidagi, aga tegelikult peaks, on ju, et mitte siis istudki seal ja mõtled, et aga miks me ei rääkinud, on ju. Ühesõnaga, et kui abi vaja, siis astuge aga ligi. Oli nii. Jaa. Aitäh ja head kuulajad, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Aitäh, et kuulasite. Kuulake Mehed hakkame elama podcaste. Seal saate teada, mis imeloomad need mehed on. Väga ägedad. Mina olen juba kuulanud neid ja see inspireeris ka mind, et näha, mis seal meeste sees toimub. Aitäh! Aitäh!